ja Nginx serveerib ainult staatilisi faile, nagu HTML-i, CSS-id ja JavaScripti failid. Abiks on endiselt see DigitalOceani artikkel ja tuleb lahti võtta Nginxi põhiseadistusfail. Siia meil on juba üks tuttav rida sisse kirjutatud ja nüüd tuleb seda osa täiendada. Me näeme, et siin PHP failide jaoks on üks osa välja lülitatud. Ja me võime selle niimoodi ka sisse lülitada, aga see Fast CGI PHP ei ole just kõige parem lahendus, et Nginx hakkaks ise serveerima neid PHP faile. Tuleb õpetada Nginx pöörduma Apache poole, kui on vaja PHP faile. Kuidas seda teha, see on siin kõrval näidatud. Otsime selle sama koha üles, kus on location PHP. Teeme siit trellidest ära ja lõpus ka trellidest ära. Ja siia sisse kirjutame kogu selle proxy jutu. Kuna mul asub ta värates 2, ma kirjutan siia kooloni järele 2. Ja ma pole nüüd kindel, kas seda try files osa ka vaja läheb. Ma teiseks, mis see tähendab, aga uurime selle välja vasti. Ja restart. Ja test. Ja näemegi, et pöördub küll Apache poole, siin on localhost ja all ütleb, et Apache, mitte enam Nginx. Praegu ta ei leia siit seda index.php faili millegi pärast ülesse. Miks ta ei leia? Siin ometi on olemas see fail. Not found. Mida vealogisse kirjutatakse? Mitte midagi. Ka tühi. Siin midagi on. 12.33, see oli siis praegu, serveeriti seda kataloogi.
Okei, võib-olla siiski oli oluline see locationi osa ka siia sisse kirjutada. Drive files olemas. Uuri ja võrdub 404. 404 asemele tuleb siis kirjutada midagi muud. Ma jätan selle eelmise rea alles. Drive files, uuri ja index.php. Kui siin öeldaksegi, et kõigepealt proovi seda faili serveerida ja kui see on kataloog, siis näita seda. Nüüd ma selle lülitasin välja ja ütlesin, et nüüd näita index.php faili. Vaatame, kuidas ta selle peale reageerib. Ikka ei oska midagi siin teha. Teatud, et not call. Samas, kui ma panen otse call'i siia taha, ahaa, seda ka ei leia üles. Jah. Viimast minu pildi ei olnud. Ma tõesti teada, et räägid ette selline näiteks. Ütle veel. Et mis te praegu teete, mis see nagu... Praegu ma seadistan Nginxi serveerima PHP faile patchi kaudu. Meil on kaks kokka, üks kokk on see, kes oskab ainult võileibu teha ja teine kokk on see, kes oskab keeta ka midagi. Ja nüüd see, kes võileibu oskab teha, see oskab koordineerida ka seda kokka, kes oskab keeta ja siis ta pöördubki selle kokka poole, et ta vaid teenib see supp valmis. Ja nüüd me näeme, et ta nagu pöördub ka, aga see, kes peaks nagu keetma, ta ei leia praegu supipotti üles, et püüan nüüd aru saada, et kuidas talle õpetada seda, kus ta selle supipoti üles leiab. Nginxi võileibade tegemiseks ja keetmiseks ja patchid. Otse käima panen, siis oskab küll serveerida. Ja siia access logisse ka midagi tuleb. Oita, miks ta tühi jääb?
no ilmselt oleks lahendus see, et ma pean Apache'i seadistusfaili samasuguseks tegema nagu Nginxil või vastupidi. Et Apache tunnistab sellist asja nagu piiskop Kalmer, aga Nginx piiskop Kaan. See oli sellises kohas nagu no selle muudan siit ära. Ja nüüd oskate serveerida ka lokaalhostist. Ja vaatame logi failist, mis toimus. Siit me näeme ju ka tegelikult ära. Server API Apache, et ei ole Nginx. Seega seda lehte lokaalhostist share'is Apache, mitte Nginx. Ega Apache saatis selle lehe Nginxile ja Nginx omakorda browseris. Ega ilmselt, kui me siin oleksime teinud rewrite'i, siis ta oleks osanud ka teiselt aadressilt serveerida. Praegu lihtsuse mõttes on need mõlemad aadressid samad. Nüüd on meil kõik asjad ära tehtud, mis siin selles artiklis on. Vaatame logifaile ka. Viimane päring siia toimus kell 12:41. Siia ka 12:41. Me võime veel katse teha sudo service Apache 2 stop ja vaatame, mis nüüd juhtub. Add gateway enam ja seda ütleb Nginx. Kuna Apache panime kinni, Nginx enam seda PHP faili serveerida ei oska. Küll aga kõike muud. Et ma panen Apache jälle käima. Ja nüüd ta oskab PHP faile ka serveerida. Nii et asi töötab. Ja sinu ülesanne on nüüd samamoodi seadistada see võileibade tegija juhtima GT-t niimoodi, et GT midagi valmis keedaks.